Nii, järgmine raport on meil siis finantsid. Finantsraportist saate siis kiire ülevaate, et kuidas ettevõttel on maksude maksmisega lood ja millised on majandusnäitajad olnud ja mida me siis prognoosime. Et prognooskäive 2021 on küll nüüd meie eripära, mida meie siis näitame ja tegemist tegelikult pika ja keeruka algoritmiga, aga lühidalt öeldes võtab ta siis arvesse eelnevate aastate käibeid, mis on majandusaasta aruandes olnud ning siis samuti deklareeritud käibeid maksuametisse, võtab sealt erinevad koefitsiendid ja arvestab sisse loomulikult ka krediidiskoori ning juhatuse liikme riskiskoori. Et hästi pikk ja keerukas ja täpsemalt te saate sellest skoori kujunemisest lugeda artiklist, et kirjeldus on selle artikli link ka lisatud. Kuu keskmised käibed, prognooskasumid, jaotamata kasumid, kõik selline vajalik info on siin esmases plokis ka teile siis välja toodud. Järgmisena saate siis vaadata tasutud makse erinevate aastate võrdluses. Kõik graafikud on interaktiivsed, saate nooltega edasi ja tagasi liikuda vastavalt soovile ja vajadusele. Ning allpool ka siis võimalik vaadata erinevate aastate võrdluses neid andmeid. Kvartaalsed näitajad, need siis lausa aastase 2015 on võimalik vaadata esimesse kvartalisse, et kuidas nende maksude maksmine siis on ajas muutunud. Lisaks siis müügitulu riikide lõikast on näha ka, kui ettevõte on teinud siis eksporti, see tuleb ka siis majandusaasta aruandest. Jällegi võimalik liigutada neid erinevate aastate vahel. Edasi finantsnäitajade prognoos. Et lisaks sellele, et me siin prognoosime käivet, me prognoosime tervet tegelikult bilanssi, et täiesti ainulaadne selline toimetamine meie poolt. Ja lisaks siis ka käivesidus ettevõtetes, mis on väga vajalik informatsioon, tegema siis tütar ja ema ettevõtetega, et kuidas nendel seal läheb ja mis on siis ka osaluse protsendid siin ilusasti välja toodud. Nii. Ja finantsreitingud siis samamoodi on võimalik jällegi graafikute peal liikuda. Erinevad rahandussuhtarvud ja nende põhjal siis finantsreitingu koostamine. Kinnisvara, seda siis nii kehtivad kui ka kehtetud kinnistult on siis võimalik noorest lahti teha, neid kinnistuid täpsemalt vaadata. Kuna neil on neid nii palju, siis ma hüppan siit kinnistutest edasi majandusaasta aruannete juurde, mis on kohe kinnistute lõpus. Ja aruannete puhul on siis võimalik siia telli peale klikkida. Aruanne avaneb ja aruande tasu on siis meil kokkuleppel kindlasti kliendiga. Ja teete selle siin ilusasti lahti ja ongi täies mahus PDF aruanne teil siin ilusasti avatud. Nii, siis edasi allpool on siis kasusaaja võrgustik. Lähemalt saate sellest võrgustikust kindlasti vaadata meie võrgustike videost. Et seal on see täpsemalt ja laiemalt lahti seletatud, aga siin siis kiire ülevaade, kuidas siis Nordeconi varad jagunevad. Ning allpool siis saadud toetused siis EAS, PRIA, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning allpool lugu siis ka hangetest, et millised on võidetud hanked, millised on menetluses hanked ja nii edasi, et eraldi on meil muidugi tulemas need ka siis sinna hangete keskkonda, riigihanked siis. Nii, aga ühesõnaga finantsraport näitab teile ära siis ettevõtte peamised majandusnäitajad ja finantsreitingu ja majandustervise. Kasutage hoolsasti!